Saaremaad külastasid nüüd 2 päeva Gotlandi ja Ahvenamaa esindajad, et mis küsimustes nad siin käisid? Külalised Gotlandilt ja õigemini ka Mandri-Rootsist ja Ahvenamaalt käisid sel teemal, et meil on väga palju ühiseid probleeme lahendada. Ja kuna Gotland on väga sarnane oma looduslikult olemuselt Saaremaale, siis väga mitmeid lahendusi annaks ka siin edukalt kasutada. Meil on neilt väga palju õppida, samas on ka mingisuguseid lahendusi ja tegevusi, mida me võiksime neile endale õpetada. Ja see projekt, mida me nüüd planeerime ühiselt koos Gotlandi ja Ahvenamaaga, on eelkõige seotud kinni kasvavate merelahtedega. Ehk siis me ei püüa hakata võitlema globaalprobleemidega ja kogu merekeskkonnaga tegelema, vaid hakkame kõigepealt oma ukse all pihta. Ja kuna saared on alati merega väga seotud, kogu nende identiteet, olemus on mereline, siis mere heaolu on hästi oluline ka kohalikus majanduses. Täna tehti siin Meedlakojas ka mõned sellekordse kohtumise kokkuvõtted, et kuidas siit võiks edasi minna? Edasi läheme kõigepealt loomulikult ühise kokkuvõtte koostamiseni, siis ühised ettepanekud, kuidas edasi minna üldse. Ja juba on ka mõningad kaasfinantseerimislahendused välja pakutud, kuhu me samuti ühte suuremasse plaanime koos minna. Aga samas ka väiksemad tegevused kõigil nendel 3 piirkonnal eraldi kindlasti jätkuvad. Sest kui on uuringute ja meil on laias laastus, meil on infopuudus, kuidas teha asju paremaks ja mitte teha lõppkokkuvõttes halvemaks, siis kindlasti algab see kõigepealt väiksematest tegevustest. Et seesuguste keskkonnalaste probleemide puhul võtab lahenduste ja tulemusteni jõudmine aega, et millal võiks olla esimesed tulemused juba näha? Seda on täna niimoodi raske lubada, kuna tõepoolest tegu on sellise mastaapse lähenemisega ja siin on ka mängus väga palju inimeste võib-olla meelsusega tegemist, et mida inimesed üldse sellest arvavad, mida me üldse tahame sellelt kas või Kuressaare lahelt, et seda ei otsusta kindlasti mitte linnavalitsus ega ka inimesed Gotlandilt, vaid siin on üsna mitmed huvigrupid. Ja ma isegi ei nimetaks seda ainult keskkonnaprojektiks, sest nagu ma ka juba ütlesin, et siis meri on olnud läbi aegade saarlastele ka elatise andja, on ta siis kalanduse näol, tänapäeval on meil turismisektor väga oluline, ja loomulikult meie külastajate heaolu on väga palju sellega seotud ja pakutavate teenuste arv, et kuidas meie meri üldse välja näeb ja kui palju seal on teenusepakkujaid. Ja millal te nüüd selle projekti osas esimesed algatused tegite, et millal te hakkasite Gotlandi ja Rootsi esindajatega suhtlema? See ettevalmistus on käinud tegelikult umbes pool aastat ja läbi Rootsi saatkonna on need kontaktid alguse saanud, edasi tutvusime nende teemadega, mida siis Gotlandil on tehtud. Nemad tegid oma ühe merelahe pilootprojekti 2,5 aastaga valmis, algusest lõpuni, said väga palju väärt infot ja tahavad igal juhul sellega edasi minna. Et üks kunagi palju kasutuses olnud ja inimestele väga vajalik merelaht, mis hakkab kinni kasvama, uuesti tuua inimestele siis igapäevaseks keskkonnaks, ilma et loodus sellest häviks.